Trump viis Iraani kriisi uuele tasemele ja pinged Hormuzi väinas kasvasid taas jõuliselt. Ameerika korraldus juhtida piirkonda kinni jäänud laevu, mis kuulutati välja selle esmaspäeva, 2026. aasta 4. mai eelõhtul, muutis diplomaatilise vaidluse avalikuks mereväeoperatsiooniks. Washington ütleb, et soovib vabastada laevad ja kaitsta meeskondi. Teheran vastab öeldes, et iga liikumist ilma Iraani loata käsitletakse kui sõjalist provokatsiooni. Ja Iisrael selle olukorra keskel valmistub juba uueks vastasseisu faasiks. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalit tellida, et olla jätkuvalt hästi informeeritud, saada reaalajas infot parima ajakirjandusliku kvaliteediga Milson Alvese usaldusväärsuse standardi järgi. Operatsioon ei tundu olevat klassikaline eskort. Iga kaubalaeva kõrval on sõjalaev. See peaks toimima kui kontrollitud väljumiskoridor, mida toetab tugev sõjaline jõud ümberringi. Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus teatas toetuse kohta 15 000 sõjaväelasega, enam kui 100 maismaa ja merel baseeruva lennukiga juhitavate rakettidega hävitajate, droonide ja sõjalaevadega. Kuid täpsustamata, kui palju neist sõjaväelastest siseneb otse Hormuzi piirkonda või kui paljud jäävad baasi, laevadele, juhtimiskeskustele ja õhutoele. Loogika on jagada operatsioon kihtideks. Esiteks saavad kaubalaevad marsruudi ja sidejuhised. Seejärel liiguvad nad lõunapoolsemast koridorist Omaani vetes tugevdatud turvalisusega Hormuzi piirkonnas. Samal ajal jälgivad lennukid, droonid ja radarid kiireid Iraani paate, miine, rannikurakette ja revolutsioonilise kaardiväe liikumisi. Lõpuks on hävitajad ja teised Ameerika laevad valmis reageerima, kui peaks toimuma katse, blokeerida, pardale tulla või rünnata. See tähendab, et Trump ei pea panema igasse kaubalaeva ühtegi sõdurit. Ta kasutab Ameerika jõudu kui kaitsevarju, õhuluure, mereväe kohalolek merel, suhtlus Omaani võimudega ja kohese vastulöögi ähvardus igasuguse Iraani sekkumise korral. AP teatas, et Ameerika Ühendriigid ei ole veel täpselt määratlenud, millist abi antakse, kuid mainis võimalust kasutada hävitajaid, üle 100 lennuki ja 15 000 sõjaväelast. Reuters teatas samuti, et keskväe juhatus räägib sõjalaevadest, droonidest ja lennukitest Project Freedomi toetuseks. Tegelikult, kui ma spekuleerin sõjalise loogika põhjal, peaks operatsioon jagama vahendid 3 rühmaks. Väike grupp jääb kaubalaevadele kõige lähemale, tehes raadioside, marsruudi ja identifitseerimise koordineerimist. See võib hõlmata patrull-laevu, helikoptereid, droone ja sidemeeskondi, mitte tingimata suuri hävitajaid kogu aeg kaubalaevade kõrval. Teine grupp jääb kattepositsioonile, kus on juhitavate rakettidega hävitajad, mis on võimelised õhutõrjeks, raketitõrjeks ja vasturünnakuks meresihtmärkide vastu. Need laevad toimivad otsese hoiatusena Iraanile, et Iraani rünnakukatse võib viia kokkupõrkeks Ameerika mereväega. Kolmas grupp tegutseb kaugemal, baasides ja õhuplatvormidel, kasutades seirelennukeid, tankerlennukeid, hävitajaid, luuredroone ja juhtimiskeskusi, mis jälgivad iga liigutust. 15 000 mainitud sõjaväelasest enamik tõenäoliselt ei tegele visuaalse saatmisega kitsas väinas, vaid toetab kogu operatsiooni. Luure, hooldus, õhutõrje, logistika, piloodid, transport. Meeskonnad, droonioperaatorid, side, mereväeüksused ja juhtimine. Kõige tundlikum osa on miinioht vanadel marsruutidel. Seetõttu on antud hoiatus kasutada Omaani vetes liikumist ja vältida traditsioonilisi ohtlikuks peetavaid koridore. See on kalkuleeritud surveoperatsioon. Kaubalaevad liiguvad mööda paremini kaitstud marsruuti, samal ajal kui USA sõjalised jõud on valmis muutma iga revolutsioonilise kaardiväe tegevuse ettekäändeks karmimale vastusele. Iraan reageeris samas toonis. Iraani merevägi teatas, et hoiatas Ameerika laeva Jaski lähedal ja ütles, et ei aksepteeri välisriikide sõjalist kohalolekut ilma eelneva kooskõlastuseta. Ameerika Ühendriikide ametnik lükkas ümber Iraani väited rünnaku kohta Ameerika laeva vastu ning Reuters teatas, et ei suutnud Teherani versiooni iseseisvalt kinnitada. Sellest hoolimata näitab see juhtum riski suurust.
Piisab vaid ühest valearvestusest, valesti mõistetud käsust või laevast, mis liigub mõne kilomeetri võrra liiga kaugele, et muuta pinged otseseks kokkupõrkeks. Samal ajal tegi Trump selgeks, et Teherani saadetud ettepanek talle ei meeldinud. Iraan esitas 14-punktilise plaani püüdes survet leevendada, nõudes Ameerika vägede lahkumist Iraani ümbrusest, blokaadi lõpetamist ja külmutatud varade vabastamist, hüvitiste maksmist, sanktsioonide tühistamist ja uut lahendust Hormuzi väina jaoks. Kuid Washington keeldub lahutamast Hormuzi väina taasavamist Iraani tuumaprogrammist ja sõjalisest programmist. Trumpi arvates pole mõtet survet vähendada, kui režiim jätkab väina poliitilise relvana kasutamist. Trump tahab strateegilist alistumist, mitte lihtsalt pausi, et režiim saaks hinge tõmmata. Iisrael jälgib iga liigutust. Iisraeli meediaga seotud allikate sõnul valmistuvad julgeolekuametnikud juba võimaluseks, et konflikt võib uuesti puhkeda, kui läbirääkimised ebaõnnestuvad. Kanal 12 teatas, et Iisrael hindab võimalikke stsenaariume, kus ameeriklased ründavad uuesti Iraani energia, gaasi ja riiklikku taristut. Samuti on teateid, et Ameerika Ühendriikide keskväe juhatuse juht Brad Cooper peaks esitama Trumpile sõjalisi võimalusi, sealhulgas lühikesi ja tugevaid rünnakuid, et suurendada survet Iraani režiimile. Iisraeli rõõmu ei pea avalikus kõnes välja ütlema, et seda märgata. See on ettevalmistustes, sõjalises koordineerimises ja arusaamas, et Iraan on jõudnud kurnatuspunkti, mida ta võib-olla enam varjata ei suuda. Mereblokaad mõjutab samuti Iraani rahakotti. Anadolu raporti kohaselt, mis põhineb Pentagoni hinnangul ja mida esialgu tsiteeris Axios, on Ameerika Ühendriikide blokaad läinud Iraanile maksma umbes $4,8 miljardit naftatulu. Teine raport tõi välja 10 seisvad naftatankerid ja miljonid barrelid, mis ei jõua turule. Sõjalises plaanis kiirendab Washington ettevalmistusi. Ameerika Ühendriigid kiitsid heaks $8,6 miljardi väärtuses relvamüügi Lähis-Ida liitlastele, sealhulgas Iisraelile, Katarile, Kuveidile ja Araabia Ühendemiraatidele. Trumpi valitsus kasutas hädaolukorra põhjendust, et kiirendada relvaülekandeid ilma tavapärase kongressi läbivaatamiseta. Selline otsus näitab, et Valge Maja ei käsitle kriisi mööduva häirena. Kui õhutõrje, laskemoon ja kaitsesüsteemid on paketis, on sõnumiks see, et Washington ootab Iraani reaktsiooni ja tahab, et tema liitlased oleksid valmis. Teine punkt, mis Euroopat muret teeb, on Ameerika vägede liikumine. Pentagon teatas, et järgmiste kuude jooksul viiakse Saksamaalt välja umbes 5000 sõdurit keset pinget Trumpi ja Euroopa liitlaste vahel seoses sõjaga Iraani vastu. NATO palus selgitusi ja Euroopa liidrid hakkasid üha jõulisemalt rääkima vajadusest võtta oma kaitse enda kanda. Trumpi jaoks on sõnum selge. Need, kes ei aita Washingtoni surve avaldamisel Teheranile, ei saa oodata Ameerika kaitset ilma poliitilise hinnata. See Saksamaalt lahkumine kannab samuti sõnumit Euroopa Liidule. Aastaid on paljud Euroopa pealinnad harjunud toetuma Ameerika sõjalisele kaitsele, samal ajal, kui nad kritiseerisid Washingtoni otsuseid. Nüüd, kui Lähis-Ida konflikt neelab tähelepanu, ressursse ja laskemoona, kasutab Trump Ameerika sõjalist kohalolekut survevahendina. Tulemuseks on ärevustunne NATO sees. Sõda Iraani vastu ei mõjuta ainult Hormuzi. See mõjutab ka julgeoleku arhitektuuri, mis on läänt aastakümneid toetanud. Surve Ameerika Ühendriikide kongressile kasvab samuti. Osa demokraatidest süüdistab Trumpi sõja venitamise eest ilma selge aruteluta ja võrdleb praegust riski Ameerika Ühendriikide varasemate vigadega pikaajalistes konfliktides. Sellegipoolest näib Trump uskuvat, et presidendi volitused piiratud sõjalistes operatsioonides annavad talle endiselt tegutsemisruumi. Probleem seisneb selles, et mida kauem kriis kestab, seda suurem on poliitiline hind Ameerika Ühendriikides. Kallis nafta, närvilised liitlased, ümberpaigutatud sõjaväelased ja takerdunud läbirääkimised võivad muuta jõuoperatsiooni sisepoliitiliseks kulumiseks. Isegi selle riskiga näib Donald Trump uskuvat, et praegu taganemine oleks hullem. Kui Ameerika Ühendriigid aksepteerivad Iraani ettepanekut ilma Hormuzi väina tegeliku avamiseta ja ilma sõjalise programmi garantiideta, saab Teheran esitada pausi võiduna.
See tugevdaks revolutsiooni kaardiväge, annaks aega varude täiendamiseks ja näitaks maailmale, et ülemaailmse kaubatee blokeerimine võib tuua järeleandmisi. Seetõttu muutub Valge Maja karmimaks. Revolutsiooni kaardivägi on selles arvestuses otsustavaks teguriks. Sellel rühmitusel on sügav mõju poliitikas, majanduses, julgeolekus ja Iraaniga seotud piirkondlikes jõududes. Paljud analüütikute arvates ei näe revolutsiooni kaardivägi sõda ainult ohuna. Nad võivad näha vastasseisu ka kui viisi hoida riiki mobiliseerituna, vaigistada sisemisi pingeid ja õigustada majanduslikke ohvreid. Kui režiim seisab silmitsi inflatsiooni, tulude languse ja sotsiaalse survega, muutub väline pingeseisund poliitiliseks kilbiks. Aga see kilp võib muutuda lõksuks, kui Ameerika rünnakud suurenevad. Kõige tugevam ajalooline pretsedent pärineb aastast 1988 operatsiooni Primance ajal. Sel aastal, pärast seda, kui Ameerika fregatt sai Pärsia lahes miiniplahvatusest tabamuse, Ameerika Ühendriikide merevägi ründas Iraani sihtmärke, sealhulgas sõjaliseks otstarbeks kasutatud platvorme ja Iraani mereväe laevu. Operatsioon näitas selle piirkonna vana reeglit. Kui Teheran seab otseselt ohtu laevanduse vabaduse ja ründab Ameerika huve Pärsia lahes, võib Washington vastata. Força naval rápida. Praegusel juhul sõltuvad Jaapan, Araabia Ühendemiraadid, Katar ja teised riigid Hormuzi väina turvalisusest, et energiat transportida ja lepinguid täita. See tõestab, et kui elutähtsat marsruuti ähvardatakse, tõmmatakse isegi need riigid, kes ei soovi sõda, lõpuks kriisi sisse. Võimalike arenenumate süsteemide kasutuselevõtt muudab otsuse veelgi kaalukamaks. Teadete kohaselt palus Ameerika keskväe juhatus saata piirkonda hüperhelikiirusrelvasüsteemi Dark Eagle, et pakkuda pikama võimalust raskesti tabatavate sihtmärkide vastu Iraanis. Siin pole oluline ainult relv ise, vaid ka poliitiline sõnum. Kui Washington kaalub sellise taseme vahendite kasutamist, annab ta mõista, et ei soovi kriisi lihtsalt hallata, vaid tahab lõpetada Iraani võime venitada ummikseisu oma tingimustel. Väljakutse seisneb selles, et nii suure sõja puhul ei jää asjad kunagi esialgse plaani juurde. Iraan võib proovida vastata merel liitlasmilitsioonide kaudu, kaudsete rünnakutega või avaldades survet kaubalaevadele. Iisrael võib laiendada tegevust Liibanonis või Iraani rajatiste vastu. Laheriigid võivad tugevdada õhutõrjet ja paluda rohkem Ameerika kaitset. Euroopa võib küll protesteerida, kuid teda mõjutavad samuti kallis energia ja laskemoona puudus. Ja Trump, samal ajal kui ta surrestab Teherani, peab näitama Ameerika avalikkusele, et operatsioonil on selge eesmärk ja sellest ei saa lõputut sõda. Lõppkokkuvõttes on kõige olulisem fakt see. Trump paigutas Ameerika mereväe Hormuzi väina keskmesse. Iraan vastas ähvardusega, Iisrael valmistub sõja taasalustamiseks ja Netanyahu näeb Ameerika survet strateegilise võimalusena. Kui Teheran ei ava Hormuzi väina tegelikult ega nõustu konkreetsete piirangutega, näib Washington olevat valmis muutma surve uueks sõjaliseks faasiks. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete ekspert ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi kursis. Uudiste lingid on videokirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.